Tere hommikust, head raadiokuulajad. Täna stuudios on Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laas. Ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Ja oleme täna kahekesi. No ma arvan, et viimane kõige olulisem uudis, mida me oleme valitsuse poolt teada saanud, et Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina. Mida see sisuliselt tähendab sinu arvates ja kes andis lugupeetud ministrile vastava volituse sellise avaldusega välja tulla? No mis see otseselt tähendab, on see, et ju sekkumine sinna sõjalisse konflikti on ju. Ja kindlasti igal nii-öelda sekkumisele konfliktile oma tagajärjed, mis edaspidi võivad mõjutada ka Eesti riiki. Ja mis puudutab seda Margus Tsahkna väljaütlemist, no ega see ei ole esimest korda, kui ta püüab esimeste seas midagi välja öelda, tihtipeale ta ikkagi lähtub emotsioonidest. Tuletame kas meelde, kuidas ta Gruusias ronis barrikaadidele, kuidas ta esimestena ütles välja, et me Eesti riigi territooriumil võiksid paikneda ka tuumarelv. Noh, tegelikult kui nii-öelda süveneda nendesse teemadesse ja arutades, me saame ju tegelikult aru, et iga sellise väljaütlemise juures, iga sellise tegevuse juures on oma tagajärjed, väga sügavad tagajärjed ja kuidas nad võivad tegelikult mõjutada Eesti olukorda sellist lähtuvas meie geograafilist asendist suhteid naabritega ja naabriga eelkõige. Nii et välisminister peab olema alati diplomaat ja ta ei tohi seda unustada ja arvestama, et kõik, mida tegelikult välisminister välja ütleb, seda jälgitakse välismaal väga pingsalt. Kõik meie välisriikide saadikud tegelikult ju pidevalt jälgivad, saadavad raporteid oma koduriiki edasi. Ja see suuresti maalibki pildi Eesti välispoliitikast ja tihtipeale see võib mitte õige olla ja väär on. Ja sellist viisil nagu välispoliitikat teha ei saa. No võiks ju öelda, et see, mida räägib lugupeetud minister, ei oma nagu tähtsust, kuna see on võib-olla lihtsalt poliitiline retoorika, soov tuua rohkem tähelepanu endale, enda erakonnale. Teadaolevalt Eesti 200 ei ole praegu väga populaarne erakond, aga tõepoolest tegemist on ju välisministriga, ehk siis teine inimene valitsuses. Samas ka kolmas inimene valitsuses, ehk siis kaitseminister tegelikult kinnitas, et jah, Eesti võib teemat arutada. Aga no siis arutame, mida siis sisuliselt võiks tähendada. Esiteks, keda me saadame? Mis on see meie võimekus selleks, et päriselt selle operatsiooni kuidagi mõjutada. Kas meil on see võimekus nagu olemas? Teiseks, aga tegelikult mitte teiseks, vaid esiteks, et see ei ole ju mingi poliitiline mäng, see on sõda. Et kui sina oled valmis sõjas osalema, siis pead arvestama ka sellega, et vastaspool ka vastab. Et kas me oleme praegu sellises olukorras, kas me oleme praegu sellises geopoliitilises olukorras, et olla ühe tänaseks juba suure sõja osaliseks. Ja kolmandaks nüüd see majandusolukord. Me teame, et sõda Iraanis mõjutab maailma majandust, kindlasti mõjutab Euroopa majandust ja meie majandust mõjutab juba praegu. Kas meil on selleks ka vastav finantsiline ressurss, et selles operatsioonis osaleda? Ja tõenäoliselt kõige olulisem küsimus, et me ju juba selle sõnumiga seame ohtu enda inimestele, enda riigile, juba sõnumiga.
rääkimata sellest, et kui tõepoolest selline otsus peaks nagu tulema. Ja siis lähtuvalt sellest on küsimus, et kuidas üldse võimalik on, et valitsuse liige, välisminister lubab endale selliseid avaldusi ilma selleta, et oleks tehtud analüüs, ilma selleta, et oleks tõepoolest laiapõhine poliitiline otsus ja Eesti inimesed seda toetaksid. No vaata, seetõttu ka teised Euroopa riigi juhid ja ka välisministrid ei ole selliseid sõnumeid kohe otseselt julgenud ka välja öelda. Ja lähtuvad kõikidest nendest aspektidest, mis sa ise ju tegelikult välja tõid. Võib-olla erinevus, ütleme niimoodi, et Kesk-Euroopa või Lõuna-Euroopa osas on see, et meil nii suurt Lähis-Ida kogukonda siin ei ole. Aga nendes riikides, teistes Euroopa Liidu riikides on teatud riigid, kus on päris suur hulk Lähis-Ida rahvaste esindajad, siis loomulikult nendes küsimustes need riikide esindajad on hästi ettevaatlikud. Ja loomulikult ka meie peame olema hästi ettevaatlikud. Sellepärast, et arvestades, et sõda käib suuresti õhust, siis iga sellise sõnumi peale võib tekkida ju konflikt, mis võib otse realiseeruda ka nii-öelda õhulise rünnakuga, et mida on ju tegelikult Iraan juba ka Ukraina osas lubanud. Nüüd see teine pool, mis puudutab Eesti riiki ja me peame praegu lähtuma sellest, et kõik see vägi, kes meil on, peab kaitsma oma riiki ja oma maad. Sellepärast, et mitte kaugel meis käib sõda Ukrainas, täiemahuline sõda ja selle sõja nagu üks pool on kahjuks meie naaber. Ja meie ressurss peab olema kõik siin. Ja täpselt samamoodi, et kui tuli ükskord kõne alla, et kas me, kui see Ukraina sõda peaks lõppema, et kas me võiksime ka Eesti riigi poolt saata ka nii-öelda abiväge, nii-öelda kas või selle neutraaltsooni kaitsmiseks, ega see meie vaatest ei ole ka kõige parem mõte, sellepärast ma veel kordan, et nii nagu ka Soome ütles, et nii Soome kui ka Eesti on piiririigid ja nii me peame kõik oma ressurssi tegelikult hoidma oma kodumaal, selleks, et tagada oma kodumaal julgeolek ja see on meie peamine prioriteet ja lisaks me ei tohi unustada, et teises sõjalises konfliktis nii väike riik nagu Eesti lihtsalt ei ole jõudu osaleda, sellepärast me oleme Ukrainasse nende aastate jooksul panustanud väga palju. Eesti riik, Eesti inimesed, need ressursid, mis sinna läinud on, need on juba praeguseks tõenäoliselt juba üle miljardi, rääkimata veel vabatahtlike tööst ja kõik nii edasi. Nii et meie fookus peab olema siin kodumaal ja meie nii-öelda lähinaabrite siis osas. Ja me oleme harjunud sellega, et Euroopa kahjuks ei ole ühtne, eriti see, mis puudutab välispoliitikat, Euroopa riikide, Euroopa Liidu riikide seas on alati palju eriarvamusi, aga antud juhul minu arvates valitseb peaaegu 100% üksmeel, vähemalt retooriliselt, et kui hiljuti Ameerika Ühendriigid ehk siis lugupeetud Donald Trump pöördus liitlaste poole, et ka teised riigid võiksid osaleda selles operatsioonis, eelkõige Hormuzi väina kaitsmises, siis kõik signaalid, mis on viimase aja jooksul tulnud, olid negatiivsed, et parimal juhul vaikimine, aga tegelikult väga konkreetselt anti mõista, et tegelikult liitlased ei soovi selles operatsioonis osaleda. Nii palju kui mina tean, Eesti tänaseks on ainuke riik, kelle poolt tuli mingi peaaegu konkreetne signaal, et oleme valmis. Me juba mainisime, et sisuliselt sellest Ameerikale kasu ei ole, kuna meil puudub lihtsalt selleks operatsiooniks mingisugune ressurss, aga siis selline poliitiline avaldus on tehtud.
ja ma tegelikult saan aru, miks eurooplased ei ole praegu valmis Ameerikat toetama. No esiteks operatsiooni alustati ilma kooskõlastuseta. ilma selleta, et kooskõlastus on üks asi, aga ilma selleta, et üldse teada anda, et selline asi nagu tuleb. Teiseks, paljudel Euroopa riikidel, paljudel NATO riikidel vastav kogemus on ju olemas, sealhulgas ka meil on see kogemus olemas. Iraak, Afganistan, Lüübia ja mis oli see Ameerika viimane kommentaar jällegi lugupeetud president Trumpi suust, et aga teist ei olnud kasu seal. See on ju peaaegu tsitaat ja nüüd on järjekordne avantüür Lähis-Idas ja samamoodi Ameerika siis pöördub liitlaste poole, et tulge ja osalege. Et ma arvan, et sellises olukorras tõepoolest see motivatsioon on suhteliselt madal. Rääkimata sellest, et kõik saavad aru, missugused ohud on juba tekkinud ja mis võib veel tulla. Et me oleme sellest juba varem rääkinud, aga on ju veel üks oht olemas. Üks asi on see õhusõda, aga teine asi, ei ole kellelegi saladus, et Iraani üheks instrumendiks on terrorism. Ja terrorism teadaolevalt piire ei oma ja siin ei ole nagu oluline, kui kaugel see Iraan meist on. Et me teame, et terrorism on võimalik ka Euroopas. Ja kui sa valid endale sellise nagu vastase, sõjalise vastase, siis sa pead seda ootama. Ja siis sa pead aru saama, et mitte ainult sina lähed sinna sõdima. Nemad tulevad siia ka. Et on täitsa võimalik, et see sõda füüsiliselt tuleb ka siia, teistmoodi aga tuleb. Seega, ma ei tea, et mis on see siis järgmine võimalik valitsuspoolne sõnum, millega nad on valmis välja tulla. Ja vaata, sellepärast ongi, et nii nagu ma ütlesingi, seoses sellega, et kogukond teatud riikides on ju päris suur, iraanlaste kogukond ja araablaste kogukond ja nii edasi, siis seda kardetaksegi. Ja seetõttu ollaksegi väga ettevaatlikud kõikide nende sõnumitega, mis puudutab nagu nii-öelda liitumist selle sõjakäiguga. Ja täpselt nendes samades seisukohtades peaksid tegelikult lähtuma ka Eesti poliitikud. Kahjuks, vähemalt esmaspäevase väljaütlemise peale, me ei näinud sellist kõrgdiplomaatiad, vaid võib-olla on sul ka õigus, et mõni siin poliitik tahab seda olukorda ära kasutada sisepoliitiliselt, mis oleks väga-väga vale. Ja me oleme tegelikult ju näinud ka eelnevate näidete põhjal, et tahetakse välispoliitika tuua sisepoliitikasse. Sellest on ju ka väga palju räägitud ka presidendi valimiste ajal, et kui nii-öelda järgmine president võiks olla rohkem nagu sellise välispoliitika mõõduga, aga presidendist me veel jõuame rääkida. Nii et, ja kui me vaatame seda kogu seda sõja kulgu, siis tegelikult, kui natukene analüüsida jällegi, et ta ei läinud plaanipäraselt nii nagu Trump arvas. Me ei näe praegu suuresti Iraanis suuri rahutusi. Me ei näe hetkel, et seal oleks valmisolek, selline kodu nii-öelda sõja valmisolek oleks olnud või tekkimas. Ja lisaks sellele on Iraanil veel päris palju jõudu selleks, et mõjutada Hormuzi väina nii-öelda liiklust. Ehk siis Hormuzi väin on suuresti ju kinni praegu. Et mõnes mõttes, et praegu on veel kaardid Iraani käes ja sellest lähtuvalt, et ju siis Trump mõtles, mis siis see järgmine käik on, et kui see esialgne plaan, mis oli planeeritud, et lõpuni ei saadud viia, siis loomulikult oleks vaja liitlasi veel abiks kutsuda ja tõenäoliselt see tähendab ka seda, et täiemahulist sissetungi edaspidi, et kui ta selline nii-öelda esimene, teine, kolmas samm ja see kõik eskaleeruks, siis tõenäoliselt see sinna maani ka välja läheb. Ja seda tegelikult oskavad analüüsida ka teised Euroopa riigijuhid.
No ma võib-olla igaks juhus markeerin, et ka Eestis on olemas iraanlaste kogukond, aga see on meie jaoks ikkagi ohutu seltskond, sest inimesed, kes on Iraanist vähemalt siia tulnud ja Euroopas nagu ka, nad on selle režiimi vastased, suuremas osas intelligentsed inimesed, kes on töötavad ülikoolides, IT-sektoris ja nii edasi, aga Iraan mõjutab mitte enda kogukonda ühes või teises riigis, nendel on lihtsalt mitte sidemed, vaid nad otse juhivad organisatsioone, kes korraldavad terrorismi akte üle maailma, see võimekus on nendel olemas. Ja minu arvates see, mida sa tõid välja, eelkõige perspektiivi osas on täna kõige olulisem aspekt, aga mis saab edasi? Et asi ei läinud plaanipäraselt, aga mis see plaan oli? Kas see plaan üldse oli? Et selge on see, et oli lootus, et 2 nädalaga see asi lõpeb. Et rahvas tõuseb üles ja toimub selline riigipööre sisemine. Jaa, aga seda ei juhtunud. Teoreetiliselt pidi olema ka alternatiivne stsenaarium või ettevalmistatud alternatiivne stsenaarium. Vaevalt see alternatiivne stsenaarium oli pöörduda liitlaste poole, sest see ei ole päris Ameerika stiilis. Ja ma arvan juba see sõnum, et tegelikult on ebaselgus tuleviku perspektiivi osas, mõjutab seda, mis toimub naftaturul. Ehk siis hinnad juba hakkavad kasvama mitte ainult sellepärast, et naftalt piisavalt ei tule turule, vaid ka sellepärast, et ootus on pigem negatiivne. Ja jõuamegi majandusküsimuse juurde. Ja see, mis toimub naftaturul, on väga kiiresti jõudnud ka meieni, ehk siis traditsiooniliselt meie kütusefirmad reageerivad väga kiiresti, peaaegu samal päeval. Ja me siin hiljuti rääkisime, et see hind hakkab kasvama ja kasvab tõenäoliselt nüüd kogu selle järgmise perioodi jooksul, nii kaua kui selgust ei tule. Mida see tähendab nagu meie majandusele lähiperspektiivis ja pikemas perspektiivis? No kui rääkida arvude keeles, siis see prognoos, mida on välja käinud Eesti Pank, et meie majandus kasv 2026. aastal on kuskil 3%, see jääb ära. Aga kui rääkida... Nagu iga kord, viimased 4 aastat. Ja võib ka isegi negatiivne olla. Aga kui nii-öelda inimkeeles rääkida, siis inimese elu läheb raskemaks lihtsalt. Me näeme seda ju igapäevaselt, me näeme juba ka eelmiste perioodide vältel, vaatamata sellele, et praegune valitsus räägib, et tegelikult meil on kõik korras ja me oleme teinud Eesti riigi korda ja Eesti 200 Riigikogu esimees räägib, kuidas ta on teinud Riigikogu korda, kuigi me näeme, et seal on pidevalt korralagedus. Ehk siis selline tunne, et nii valitsus kui ka Riigikogu vähemalt osad liikmed elavad paralleelmaailmas. Mis räägivad tegelikult uuringud, mida räägivad tegelikult arvud. Ka viimane Swedbanka uuring, mis on välja tulnud praegu alles hiljuti, näitab selgelt, et inimeste selline finantsvõimekus on langenud kõvasti, mis tähendab jällegi seda, et vaatamata sellele, et inimesed käivad tööl, siis meil laialdaselt on hakanud levima palgavaesus. Ehk siis inimene ei suuda osta samas koguses, kui ta on tegelikult teinud need oste üle-eelmine või eelmine aastagi. Ja see süveneb. Et kui siin vahepeal räägiti ja ka Eesti Panga poolt tulid sellist sõnumit, et tegelikult ei ole veel hullu, et meil on veel inimestel ka hoiused ja nii edasi, siis praegu see uuringu järgi on selgelt näha, kuidas hoiused vähenevad. Ja see on ka see, mida me Riigikogus juba paar aastat tagasi ütlesime välja, et kui praegune valitsus teeb kõik need maksuotsused ära,
ja need olid tegelikult väga suured maksutõusud, uued maksud ja kõik nii edasi, aktsiisitõusud, siis see otseselt mõjutab inimeste toimetulekut, see otseselt mõjutab meie majandust ja ettevõtete toimetulekut ja inimesed vaesuvad. Need olid meie sõnumid, võib stenogrammist järgi vaadata ja täpselt see realiseerubki. Et need ennustused, mida me juba nägime ette. Nii et olukord on tegelikult halb ja nüüd jõuame siis praeguse nii-öelda kütusekriisi, mis tegelikult meil suuresti juba on, sellepärast et maailmas on tegelikult kütust ju vähemaks jäänud, tahetakse reservid panna käiku. Gaasi puhul me näeme tegelikult veel suuremat probleemi sügisel, talve hakul, sellepärast et väga suur hulk gaasist, maailma gaasist 25% on pärit Pärsia lahest ja kõik, kes kütavad praegu maju gaasiga, siis praeguse hinnaga, siis see hind kindlasti tõenäoliselt sügisel ja talvel on hoopis teistsugune. Ja meie ehitame gaasijaamu. Ja meie Eestis tahame gaasijaama ehitada, millest siis toota elektrit ja kõik nii edasi, ja teiselt poolt suretame välja põlevkivi, mida meil on siin maapuues nagu saada. Et see on nagu vähikäigul, me oleme siin juba päris tükk aega Reformierakonna eestvedamisel, et see ei ole nagu jätkusuutlik. Ja juba ka on ennustatud, et lähipäevadel see kütuse hind siin samas postis on juba 2 eurot praeguse hinna asemel. Ja ma arvan, et see 2 eurot ei jää ka nagu nii-öelda viimaseks hinnaks, mida me siin lähiajal näeme. Ja, no me sinuga ennustasime juba eelmisel nädalal, et 2 eurot tuleb niikuinii, sest seda me nägime ka varem, et see ei oleks esialgu mingi rekord, aga no täna me kahjuks võime ennustada, et seekord tuleb ka uus rekord, sest täna ei ole näha, et oleks mingi selge perspektiiv, millal ja kuidas see sõda lõpeb. Seda enam peab riik sekkuma otseselt ja lühiajaliselt, selle jaoks on olemas meie välja pakutud meetmed. Ja ma arvan, et tegelikult kui oleks mingi positiivne aspekt, mida siin otsida, siis meile on järjekordselt antud väga selge signaal. Energiajulgeolek on tagatud ainult siis, kui kasutatakse enda energiaallikad. Ehk siis meie puhul see on põlevkivi. Et täna me näeme, et kuna naftat me ei ole, siis me sõltume sellest, mis toimub maailmas. Aga meil ei ole ka gaasi ja meil ei ole ka uraani. Ehk siis meil on olemas ainult põlevkivi ja kui me seda ei kasuta, siis me alati sõltume. Ja see on nii selge signaal selleks, et tekiks vähemalt praegu see arusaam, mis peaksid olema strateegilised valikud energeetika valdkonnas ja loomulikult see on põlevkivi. Ja kui me ei räägi isegi efektiivsusest, me ei räägi hinnast, siis me peame rääkima julgeolekust ja üldse see on eksistentsiaalne küsimus. Nüüd jah, tõepoolest, nagu sa tuletasid meelde, et me oleme korduvalt rääkinud, et see kriis on palju sügavam kui lihtsalt ajutine hinnatõus, sest see on majanduskriis. Ja kuna meie majandus on viidud juba nii kaugele, et iga täiendav kriis süvendab oluliselt majanduskriisi, kus me oleme, siis meil ei ole teist valikut. Me peame operatiivselt reageerima, muidu tulevad veel hullemad tagajärjed ja nad tulevad. Aga kahjuks valitsus ei võtnud meid kuulda või võttis meid kuulda ainult osaliselt. Väike samm oli tehtud, mida me pakkusime, et aktsiisi tõus on ära jäetud, aga tegelikult sellest ei piisa. Tuleb nii, nagu me pakkusime, täna alandada ka kütuse käibemaksu. Sest see on inimeste toimetuleku küsimus ja see on ka ettevõtete eksistentsi küsimus, sest juba praegu tekivad probleemid arvete maksmisega, ehk siis see on likviidsuse küsimus
ja lõppkokkuvõttes see mõjutab ka majandus laiemas plaanis, et see on see praegune olukord. Ja riik täna, praegune valitsus sekkuda ei soovi, aga nagu millega tegelevad siis valitsuse poliitikud, kui nad ei tegele majandusega, millega nad siis tegelevad? Kemplusega, sisekemplusega. Jaa, et arutavad, kes on need toredad Eesti inimesed, kellest võiks presidenti valida. Ja teevad seda esialgu siis kuskil tagatubadesse, aga pärast siis avalikult omavahel püüavad välja selgitada, et kes on süüdi selles, et kuskilt info on lekkinud ja tuleb välja, et see, mida meile räägitakse, et käib mingi konstruktiivne protsess, et soovitakse kõigepealt rääkida praeguse presidendiga ja pärast protsessiga edasi minna, aga tegelikult paralleelselt käib suur intriig, et kuidas teha nii, et praegune president ei saaks jätkata ja siis selleks kasutada erinevaid poliitilisi käike, sealhulgas ka pakkuda välja terve rida teisi nagu kandidaate. Et tundub olema see protsess pehmelt öeldes ebasoliidne. Jaa, et kõrvalt vaadatuna tundub nagu naljakas, aga kui ta ei oleks kõik nii kurb ja mul on selline tunne, et meie peaministrile Lauri Hussar üldse ei meeldi. Miks pärast ma nii ütlen, sellepärast, et see on juba mitmendat korda ta on selle vaibaselt Hussari alt ikkagi ära tõmmanud küll, et sama protsess, mis sa kirjeldasid, et me alustasime seda protsessi mõnda aega tagasi. Lauri Hussar, Riigikogu esimees, kutsus kõikide Riigikogu parlamentide esindajad ju kokku, fraktsioonide esindajad, toimus siis vanemate kogu, kus me leppisime kokku esialgu, millal presidendivalimised toimuvad kuupäevalised ja kuidas see protsess kõik välja näeb. Nüüd teisena käiguna leppisime kokku, et me tuleme uuesti kokku ja arutame, et mis on võimalikud kandidaadid ja kuidas me edasi selle protsessiga läheme. Sealsamas vanemate kogus me leppisime kokku ja andsime ka Hussarile ühise ülesande. See oli meie kõigi, kes me seal toas olime, et selline ühine arusaam, et me peaksime esialgu küsima praeguse istuvalt presidendilt, kas Alar Karis sooviks jätkata. Ja Lauri Hussar pidi minema lõunatama presidendiga. Sellise ettepaneku vähemalt presidendile tegema. Samal koosolekul kõik fraktsiooni esindajad ja kõikidelt küsiti, kas teil on veel mõtteid või kandidaate välja käia või siis jäämegi selle arvamuse juurde, et punkt 1, teeme endale selgeks, kuna presidendi Alar Karise osas kellegi koheselt ei olnud ka välja öeldud, et nad ei toeta teda, vaid valmisolek on toetada presidenti, siis oleks vaja välja uurida, et kas siis president ka nõustub sellega. Tund aega hiljem peale koosoleku, nii nagu siin praegu ajakirjandusest on välja tulnud, hakkasid sotsid ja Reformierakond omavahel siis sõnumeid vahetama. Ja hakkasid omavahel siis punuma plaani, ehk siis varjatult või tagatoa plaan, või kuidas seda nimetada, ehk siis Lauri Hussari selja taga kõike seda ja kõikide meie selja taga. Et ikkagi tahaks kellegi teise välja käia. Ja see ongi ebaaus mäng ja see on valelik mäng ja siis nad omavahel veel üksteisele valetavad avaliku sees ja vassivad. Ehk siis mis sellest välja võib lugeda on see, et selles küsimuses ja paljudes teistes ei Reformierakonda, ei sotse, ei saa usaldada, sellepärast need asjad, mis on laua taga ametlikult kokku lepitud, need ei pea ja käib mingisugune paralleelmäng. Ma arvan, et võib-olla üks asi, mille puhul kahtlust ei ole, on ikkagi olemas, et lugupeetud Riigikogu esimees on jätkuvalt valmis presidendiga lõunatama, et see vist ei ole jätkuvalt küsimus, kas soovib ta seda või mitte. Aga kui rääkida asjast tõsiselt, siis kahjuks juhtus nii, nagu me ennustasime ja nagu me arutasime veel paar kuud tagasi, et hakkab käima
tegelikult poliitiline mäng, et Eesti 200, Reformierakond ja sotsid püüavad omavahel kokku leppida, keda nad ühiselt valivad, teha kõik selleks, et praegust presidenti diskrediteerida, ja siis vahepeal hakkab toimuma ka see mäng, et hakatakse pakkuma erinevaid kandidaate, et lõpuks jõuda sinna, kuhu nad juba eelnevalt on kokku leppinud. Eks siis see mäng läks käima. Aga nad kas ei suutnud omavahel kokku leppida või siis inimesed lihtsalt ei oska suhelda mitte ainult opositsiooniga, vaid ka omavahel. Tegelikult see mäng juba läks ju käima ja tõesti sa tõid õige asja välja, et me suutsime seda juba suutsime ennustada juba sellest momendist, kui me nägime esimest konflikti, mida taheti tekitada, kui president Karis oli visiidil Kasahstanis. See oli esimene löök presidendi pihta. Nüüd teine löök oli antud pihta siis, kui president ütles välja seda, mida terve maailma liidrid on välja öelnud ja Tsahkna on seda tõlgendas täpselt nii oma suva järgi. Ja see oli kõik nii-öelda selle eelmäng selleks, et diskrediteerida presidenti ja mingi hetk tulla välja oma kandidaatidega. Aga vahepeal toimus ka teine näitemäng, mille nimi oli vanematekogu ja vanematekogu otsused. Ehk siis, kui sa jällegi võtad selle kõik kokku, siis kogu avalikkusega tegelikult mängiti. Ja see näitab, kui valelikult saavad ikkagi osad poliitilised jõud olla. Ja ma arvan, et selle protsessi kõige suurem probleem seisneb selles, et avalikkusele anti teada, et esiteks, et rahva arvamus kedagi ei huvita. Teiseks, et poliitikute arvates president ei pea olema rahva esindaja, vaid konkreetsete erakondade esindaja. Kolmandaks, et see protsess, mida inimestele näidatakse, et kaamerate ees, kuidas kohtuvad erakondade esindajad ja midagi arutavad, see on tegelikult suitsukatte, et see ei ole päriselt. See on mõeldud selleks, et televiisoris näidata, aga sisulised arutelud käivad 2-3 erakonna vahel. Antud juhul see sisuline arutelu käis Reformierakonna ja sotside vahel. Ja loomulikult praeguses olukorras, kus seda ebakindlust on niigi palju, et see signaal tähendab, et isegi presidendi institutsioon ei ole poliitikutele püha. Ja ma arvan, et see tekitab veelgi rohkem ebakindlust ühiskonnas. Ja siis küsitakse, et miks ei usaldata ei parlamenti, ei valitsust, et kes tegi, ise tegime. Et kahjuks selline mäng on. Ja mis tõestab veel kord, et nii nagu Keskerakond on selle idee seisnud juba mitmeid aastaid, et president peab olema valitud rahva poolt. Ehk siis Eestis tuleb muuta põhiseadus, kus antaksegi rahvale õigus valida president ja kõik need nii-öelda poliitmängud jäävad ära. See võikski olla see positiivne sõnum, millega lõpetada, aga mulle tundub, et positiivsust võiks nagu lisada veel. Ja ma arvan, et on olemas suht traditsiooniline meie siis infoprojekti osaleja, kellest me päris tihti räägime, aga kes kunagi pole stuudiosse tulnud. See on sinu kass. Aha. ja ma arvan, et täna on õige aeg küsida, millal tuleb päriselt päikene ilm. Selles mõttes, millal tuleb suvi või? Jah, seda ma ei julgeks praegu küsida, et see on umbes sama, et küsida, millal tuleb nafta hinna langus. Seda kass ka oskab öelda. Aga päikene ilm, et mis on sinu ennustus või kassi ennustus? Mina võin öelda niimoodi, et vahepeal kass pani täppi, ehk siis talv oli karm ja külm, sellepärast kass sai ennast ikkagi päris paksuks. Nüüd on ta kaalust maha võtnud ja on hakanud vähem sööma.
aga see nädal ma märkasin, nad hakkas jälle rohkem sööma, nii et ma ei tea, millal see soe tuleb, aga ma loodan, et päiksepaistelisi ilmi tuleb juba sel nädalal ja hästi palju. Või võib-olla asi on lihtsalt selles, et on mida süüa, sellepärast sööbki. Lugupeetud raadiokuulajad, kohtume teiega juba nädala pärast, aga soovime teile päikest, kõike head.